künnid, mida te vast ka teate, et ne internetist ei peatu eriti. Ja tööstuses tehakse plastikust mütse, kilekotte, vatiini, fliisi, näete, seal on taaskasutusmärk. Selle fliisi tegemiseks kasutati 30 pudelit. Selle Nike tossu tald on 10 pudelist tehtud. Siin on erinevad moodulid ja see on ameeriklaste välja mõeldud sild. Et tundub nagu oleks puust, aga tegelikult on see ka plastikust sild. Moodul sild selle. Ja kokkuvõtteks siis. Tootmine on ohtlik, plastikust saab ümber teha asju ja sorteerimine ja taarapunkti viimine on kasulik. Taaskasutatud plastikust saab uusi tooteid. Nüüd räägime siis riidest. Et kas riideid on nii palju vaja? Kas mõnel on nii palju riideid kodus olemas? No, riiet ostmine on tõesti tore tegevus. Aga samas riiete mõju loodusele kasutatakse naftat, reostatakse vett, kasutatakse palju energiat, raiutakse maha metsi, et saada tselluloosi ja kasutatakse ohtlikke kemikaale. Kemikaalid küll ei jää riiete sisse, nii et sellepärast pole mõtet karta, et jääb sisse. Ühe T-särgi tegemiseks näiteks on vaja 10 liitrit puhast vett. 10 vannitäit. 10 liitrit läheb ühte vanni, nii et 10 vannitäit, 100 liitrit vett. Kanga tootmine ja õmblemine, kemikaalid, kütusekulu, peseme, triigime neid, vesi, kemikaalid, elekter. Ja lõpuks ta väga aeglaselt või peaaegu üldse ei lagune. Ja kui pudelitest osatakse teha riideid, siis kahjuks riietest enam pudeleid teha ei osata. Seda tehnoloogiat veel ei ole.